mäletad sa ka, mis esimene plaat oli, mida tuleb see põles mulle Liisa plaadikogust? Esimene laul oli Iron Maidenilt, aga ma ei mäleta, mis laulu nimi oli. See on tubli, ma olen alati rääkinud seda, et kui isade plaadiriiulis on igasugused Iron Maidenid ja Led Zeppelin, siis sealt juba midagi hakkab tulema. Sina, Moks, ei mäleta, mis... Mul tuli paar aastat tagasi, me käisime kuskil sünnipäeval ja Silver vist, tema kes lasi mulle siukse bändi 80-ndast nagu Shotgun Messiah, siuke sleaze glam rock 80-ndast. Ja siis sealt see hakkas, tuli Mötli ja kõik läks sealt niimoodi, hakkas veerema. Kuni bändini välja. Ma just praegu loen Karmi raamatut Mötli Crüe kohta Heroin Diaries, Nicky Six, oled lugenud? Mul on see poole pealt. Mul on ka poole pealt. Karm raamat, ärge teie selliseid asju tehke. Noh, üritame eemal hoida sellest. Hoidke eemale sellistest hulludest asjadest, tehke parem muusikat. Te olete salvestanud lugusid, on plaanis album välja lasta? Mitte nii pea kindlasti. No paari aasta jooksul võib-olla, et päris nagu kohe nüüd vist albumit veel hakkasin välja laskma, et kõigalt nagu saame enda asja käima kõigalt. Et siis tuleb edasi plaanid albumile ja... Te olete tegutsenud kaua nüüd aasta? Üle aasta natuke. Aasta, jah. Teil on ilmselt ega te kahekesi, teil on veel mehi koosseisus, räägi, kes need on? Meil on kaks kõrvaltoas. Kõrvaltoas istuvad, aga... Istuvad trummar Taavi ja bassimees Oll. Et selline klassikaline gitarr, bass, trumm, laul koosseis. See on selline üsna klassikaline koosseis, jah. Rohkem klahvpille ei taha bändi juurde. Ei, klahv, no tegelikult mõnda kontsekti võib-olla sobiks, aga üldiselt ütleme ei sellel siiski. Mängite sellist sergjoonelist rockmuusikat rohkem jätta sellele truuks, aga jah, tundub, et vist hakkab nende noorte bändide pool üle minema vähemalt see selline hirmus heavy lembus, et te ei tahtnud hakata, ütlesid küll, et Iron Maidenit esimesena kuulasid, see nii haamriga vastu pead ei pannud, et mitte midagi muud ka heavy metal. Ei olnud, et just siuke räpane rock või siuke 80 stiili. No lugege ette seal või nimetage mõned oma lemmikud peale Mötli Crüe seal. Guns N' Roses, Skid Row kindlasti ja uuematest on Hardcore Superstar ja rohkem ei teagi. No neid on palju veel. No neid on veel jah, sama stiili bändega, see nüüd kõik ei pea jah, teile seda nimekiri hakkama ette lugema. Olete juba esinenud ka, oma fännklubi on ka juba olemas. Noh, eks ta tekib vaikselt, noh. Veits siuke underground fännklubi on. Jah. Mainstream vist praegu nii ei kipu siin. Mainstream ei võta västukest asja vastu nii. No te teete ka ingliskeelset muusikat, on mingid plaanid ka väljapoole Eestit hakata vaatama? Seda vaatab ikka. Võiks kindlasti tulevikus, et kuskile Soome või Rootsi, et seal on siuke kultuur nagu täitsa olemas. Seal jah, selline rockmuusika läheb muuseas päris hästi peale, ma pean ütlema. Seal on kõrvad natukene paremini treenitud kui meil siin, aga küllap meilgi siin olukord. Aga Soome, Rootsi, aga New Yorgi Madison Square Gardenis näiteks, seal ei taha kontserti anda. No, kes ei tahaks, ütleme nii, aga noh, kui jõuab sinna kunagi, siis... No, aga latt tuleb ju võimalikult kõrgele. Jah, latt tuleb, latt jõuab kõrgele. Latt jõuab kõrgele. Tore, aga praegu oli teiega kohtuda. Teil mingi oma kodulehekülg on ka olemas või midagi? MySpace'is on. MySpace'is, jah. Circus Runaways. Bänd on lõpus. Bänd. Selle alt saab siis teie tegemisi. Seal on ka muusikanäiteid. Ja muusikanäiteid, kontserdid, mis tulevad ja kõik muu. Kogu informatsiooni, et kasutate ka interneti. Loomulikult praegusel ajal, jah, kus sa seda muusikat ikka üles võtsid. Aga aitäh teile, poisid, ja jõudu ja jaksu teile teie tegemistes ja kunagi võib-olla tõepoolest Madison Square Gardenis. Loodame, näeme seal. Loodame. Kõik head, aitäh. Kuulame siit muusikanäite ka siis Last Forever. Üks asi veel, et kes teil muusikakirjutaja on, üks muusikakirjutaja või teete kõik koos neid lugusid? Eks igaüks kirjutab enda osa, laulja kirjutab sõnad, mina kirjutan gitarri, bassi ja... Need ikka selline ühistööna need lood ikka sünnivad prooviruumi. Pole ainult ühte nagu heliloojat. See ei ole niimoodi, et keegi tuleb karm diktaator, pirutab muusika lauale, et kurat ühe piksu teistmoodi laulad, kui mina mõtlen, siis kohe saad kinga bändid. Teil nii hull ei ole. Demokraatlik ansambel. Okei, aitäh. Kuulame siit siis Circus Runaways, noor Eesti bänd Last